tere siis ka minu poolt. Mina siis räägin, mina olen siis Liia Ots ja olen Tallinna Ülikoolis nooremteadur. Nutiteema ei ole otseselt minu uurimusteema seal ülikoolis töötamisel, aga ma olen sellega varasemalt kokku pidanud puutuma ja hästi põnev mitmetahuline teema ja hea meelega räägin siis, mis on need avastused, mis ma siis selle teemaga olen teaduskirjanduses leidnud. Ja Eesti õpilasi digimaailmas on hästi palju erinevate uuringutega uuritud. Ma arvan, et põhilisemaid, mida ka haridussüsteem teab, on PISA uuring. Ja selle andmetel siis aastal 2002 andmetel siis 67% Eesti poistest ja 73% Eesti tüdrukutest koolipäeva jooksul kasutavad siis õppetöö välisteks tegevusteks neid digiseadmeid. Ja nad sealsamas uurimuses tunnistasid, et tegelikult 30% õpilastest on matemaatikatunnis olnud hajavil oma digiseadme kasutamise tõttu ja 20% siis kellegi teise digiseadmete kasutamise tõttu ja see on väga sarnane siis OECD keskmisega. Mida nüüd ütleme, PISA uuring ja teised uuringud on näidanud, et see kasutajate arv on tõusuteel olnud, on tõusuteel siis aeg, mis nad digiseadmes vedavad, ehk siis kui see on 2022 aasta andmed, et siis me võime siia meelevaldselt natukene suuremaks need numbrid mõelda. Ja ajaliselt veedavad siis meie noored ekraanides ligi 5-8 tundi nädalas, selle siis 37 tundi meelelahutusele. Ja huvitav on see, et 26 ehk siis veerand noortest ütlevad, et nad nädalavahetusel õpivad rohkem kui 7 tundi digiseadmetes ehk tegelikult väga palju siis sellest õppimisega seotud aega on just nädalavahetustel. Ja on üks teine uuring, millega siis Eesti noori uuritakse, on HBSC, mis tegelikult siis eesti keelde tõlgituna siis on kooliõpilaste tervisekäitumisuuring. Viimane viidi läbi aastal 2021, 2022. Ja nüüd uuem peaks tehtama sel õppeaastal. Tervise Arengu Instituut on siis Eesti poolt seda vedamas ja selle uuringuga küsitletakse siis 5., 7. ja 9. klasside õpilasi, enamasti siis 11, 13, 15-aastased ja selle uuringu järgi siis oli juba 4 aastat tagasi traumaatiline nii, Tuuli, su mikrofon on sees. Enam jah. Et õpilaste sotsiaalmeedia kasutus oli siis juba tõusnud ja 2022 aastal siis 10 või ligemale 11% põhikooliõpilastest hindas, et neil esineb digisõltuvuse sümptomeid, mis koolisüsteemi mõttes võib-olla on oluline nagu eristada digisõltuvuse sümptomeid ja siis digisõltuvus, sest sõltuvust koolisüsteem diagnoosida ei saa, sellega tegelevad siis kliinilised spetsialistid, aga me saame märgata, et neid sümptomeid, mis siis näitavad, et kusagil on risk olemas. Ja tõesti on ka soolised erinevused, et kui tüdrukud rohkem eelistavad sotsiaalmeedias olla ja neil on seal nagu problemaatilist kasutamist, siis poistel pigem on mängusõltuvust ja ennekõike siis arvutimängudega. Ja see mõju lisaks siis sellele õppimisele akadeemilisele edukusele siis PISA uuringust tuli ka välja, et õpilased, kes veedavad siis üle tunni igapäevaselt sotsiaalmeedias või mängides ka koolipäeva jooksul, siis said matemaatikas 5-20 punkti madalama tulemuse. Lisaks sotsiaalmeedia liigkasutus mõjutab und, vaimset tervist, õpilased ajavad öö ja päeva vahetusse ja samuti on siis seotud küberkiusamise ja moonutatud kehapildiga. Mida need uuringud siis erinevad uuringud ei näita tegelikult, on siis see kausaalsuse suund ehk siis kas õpilased, kellel on ärevus, suurenenud ärevus, kas see suurenenud ärevus on selle nutiseadme pärast või siis see nutt või suurema ärevusega õpilased lihtsalt siis nagu kergemini lõpetavad nutiseadmes.
ja enamuste nende tegelikult väljakutsetega või probleemidega, et see seos on selge, aga mis pidi ja kumba mõjutab, alati ei ole nii ilmselge. aga mis nagu tuleb ikkagi välja, et see mõjutab sotsiaalseid oskusi, noorte emotsioonide reguleerimise probleeme ja eneseregulatsiooni ja noored, kellel ei ole sotsiaalseid oskusi, et kui nad on nutiseadmes, mida rohkem nutiseadmes on tegelikult, seda vähem neil on võimalust ka sotsiaalseid oskusi arendada. Ja teiselt poolt on leitud ka, et on teatud positiivne mõju digimaailmal ja kuuluvustunne. Sealsamas PISA uuringust tuli välja, et õpilased, kes päeva jooksul kuni tund aega kasutavad nutiseadet, siis nendel tegelikult on ka suurem kuuluvustunne kooliga seoses ja õpilased, kes võib-olla eriti väiksemates kogukondades ei leia koolist omale mõttekaaslasi teismeeas, siis nutitelefon saab olla tegelikult see keskkond, kus ta saab olla ühenduses eakaaslastega, kes mõistavad teda. Ja samas on see siis vastupidi jälle niisugune positiivne tegur noore heaolule. Ja digipädevus on leidnud, et see on nagu kaitsekilp, ehk siis õpilased, kes hindasid oma digipädevusi just kõrgemaks, siis tegelikult oskavad ka paremini reguleerida seda telefoni kasutamist. Ja vahva mõiste on olemas nagu kuldkihara efekt, ehk siis ükski äärmus ei ole hea ja samamoodi siis selle digiseadmete kasutamisega on sama asi, et kui üldse ei kasuta, siis sellel on samuti mõju. Ehk siis need õpilased said madalamaid tulemusi siis matemaatikas ja samas, kui sa liiga palju kasutad, siis samuti said siis madalamaid tulemusi. Aga no siin on natukene võib-olla jälle see küsimus, et kas need, kes kasutavad liiga palju, kas nad kasutavad, kas matemaatika tulemused oleks ka siis madalamad, kui neil seadet üldse ei oleks või lihtsalt, et mis pidine see seos siin omavahel on, aga mõjutab igal juhul. Ja kui selle on selline vahva lähenemine ennetusele nagu Euroopa ennetusõppekava, EUPC, ja selles vaates ei alga ennetus keelamisest, vaid riskide ja kaitsetegurite tasakaalu muutmisest. Ja me küsime, millised siis tegurid suurendavad noore haavatavust ja millised kaitsed saame teadlikult tugevdada. EUPC rõhutab arengukesksust. Väiksemate laste puhul toetame kaasregulatsiooni, rutiine, koolieas lisame selged kokkulepped, oskuste arendamise, teismeeas hoiame fookuses autonoomia, eesmärgistamise ja eakaaslastega toimetuleku. Sama loogika kehtib tasandite lõikes. Laps, pere, kool, kogukond peavad töötama koos, siis käitumist kujundab kogu keskkond. Ja ennetustasand siis aitab sihtida õiges ulatuses, universaalsed tegevused kõigile, valikuliselt suurema riskiga rühmadele, näidustatud sekkumised juba ilmnenud murega noortele. Ja see on oluline just selle nurga alt, et varakult ja targalt tegutsedes katkestame need samad nõiaringid, parandame igapäevaelu kvaliteeti kodus ja koolis ning saavutame natuke halb sõna, aga oluline sõna kulutõhusalt püsivat kasu. Ehk siis see valem siis nagu selle ennetusõppekavast lähtudes on, et tugevdada kaitseid, valida sobiv ennetustasand ja on vaja teha otsuseid siis teaduspõhiselt. Ja Euroopa ennetusõppekava seal on hästi tore käsiraamat olemas ja see on kättesaadav Tervise Arengu Instituudi kodulehel ja seal räägitakse ka eraldi sellest, mis siis nagu koolikeskkonnas on mõistlik teha siis erinevate väljakutsete siis ennetusel ja sekkumistel ja seal samast raamatust võetud tabel siis tõesti ühekordsed üritused, loengud, postrid, voldikud, ülalt alla koostatud asjad tegelikult pikaaegne ennetusteadus näitab, et see ei toimi ja pigem toimibki see, kui need teemad on integreeritud õppekavadesse, kui õpilasele antakse aega need teemad teha enda omaks, kui antakse aega tegelikult kujundada neid teadmisi, hoiakuid ja nagu kool tervikuna tegeleb selle teemaga ja et see on nagu palju mõjusam.
ja üks osa, nagu ma ütlesingi, siis ennetustegevuste planeerimisel on riskitegurid ja mitmed uuringud on leidnud, et need riskitegurid siis, mida te siin ka näete, on seotud suurema siis digi, suurenenud digisõltuvuse riskiga. Ehk siis emotsioonide reguleerimise raskused, eskapism. Eskapism on siis nutimaailma põgenemine päris maailma probleemide eest. Ja mida rohkem mida kergekäelisemalt nad tegelikult sinna lähevad, seda vähem nad õpivad siis päris maailmas nagu hakkama saama. Ja samas mõne lapse jaoks võib olla ainus tee, kuidas oma ärevusega toime tulla. Ja noh, siin edasi siis ka tõesti tähelepanu, enesejuhtimine, et nõrgad metakognitiivsed oskused, kui sa ei märka tegelikult oma mõttekäiku, enesekontroll, kui tõesti blind tuleb ja ma ei suuda seda reguleerida, et siis tegelikult nad kõik mõjutavad ja see nutisõltuvuse risk ei teki siis ühest tegurist, vaid mitme asja koosmõjus tegelikult tihtipeale. Ja väga oluline, hästi oluline on siis suhted koolis. Kui ikkagi õpilane ei tunne ennast koolis hästi, siis täpselt see eskapism, nutimaailma põgenemine võib olla üks moodus, kuidas ta selle ärevusega toime tuleb. Ja muidugi koolisüsteemi mõistes nagu sellest rääkida, aga et võib-olla natuke hiljaks jäänud, aga pere mõju tegelikult. Võib-olla siin on ka mõni lapsevanem või siis saate lasteaedadele sõnumid edasi anda, et kui me anname 3-aastastele kätte rahustumiseks poe järjekorras, arsti kabinetis, bussis, kus iganes hakkama saamiseks selle nutitelefoni, siis tegelikult see varakult kättesaamine, selle telefoni või nutiseadme kättesaamine, siis pidurdab sotsiaalemotsionaalsete oskuste arengut ja siis ühel hetkel, kui see laps on jõudnud põhikooli ja keelatakse ära tegelikult, siis tal ei olegi neid oskusi toime tulla üldse ilma selle seadmeta. Ja mis oli nagu huvitav minu jaoks, aga noh, mingil määral võib-olla loogiline, et üleliigne kaitsev kasvatus, autonoomia piiramine suurendavad riski. Ehk siis vanemad, kes on väga piiravad, ranged, et siis samamoodi siis lapsed hakkavad otsima siis mingit alternatiivi sellele ja otse loomulikult lapsed õpivad läbi mudeldamise ja kui nad näevad ka ainult seda, kuidas täiskasvanud tema ümber on seadmes, ekraanis, siis nemad mudeldavad seda käitumist järgi. Mis võib-olla niisugune rõõmustavam uudis on või noh, võib-olla ka mitte nii rõõmustav uudis, et see struktuur vabas ajas, et kui lapsel on vähe tegevust siis koolivälisel ajal, huvitegevust, et siis samamoodi tihtipeale need augud täidetakse siis hoopis ekraaniga. Ja see kuuluvusvajadus on eakohane. Ehk siis see on lihtsalt hästi loomulik, et teismelised tahavadki kuuluda ja mida varem ekraanidest kätte antakse, seda püsivamad on mõjud ja nende teiste tegevuste atraktiivsus on madalam tänu sellele. Siis kaitsetegurid on siis need tegurid, mis nagu peaks tasakaalustama riske ja kui arendame siis noortes tõesti tähelepanu, sihikindlust, eluga rahulolu, enesekindlust, siis nad pöörduvad vähem telefoni poole või nad saavad nagu paremini hakkama. Ja säilunud, et mida võimekam ja säilunud ma olen nagu päriselus, siis tegelikult see kandub ka sinna nutimaailma, et ma saan nagu ka nende väljakutsetega paremini hakkama. Ja muidugi enesereguleerimise oskus ja vanemlik hool, tugi ja kursis olemine, ehk siis vanemad, kes tunnevad oma lapse vastu huvi, nad teavad, kellega nad suhtlevad, et siis uuringud on leidnud, et see kaitseb ka. Siis ennetusprogrammid, mis töötavad, keskenduvad siis tõesti oskustele, teadmistele, hoiakutele, kaasavate sümptomite vähendamisele ehk siis nende riskitegurite vähendamisele ja emotsioonide regulatsiooni õpetamine. Noh, ma jõuan täna vist mitu korda veel sinna juurde tagasi, et kui ma ikkagi oskan mida paremini laps ja noor oskab ennast reguleerida, et seda tõenäolisem on, et ta selle seadmega käest ära paneb, ehk siis
noh, niimoodi mingite teemadega tuleb tegelikult hakata juba väga varakult pihta. ja siis isemääramisteooria vaade, see ei saa nagu üle ega ümber, nagu teaduskirjanduse lahti võtad, ehk siis liigtarvitus seostub baasvajaduste, mis on siis autonoomia kompetentsus seotus, vähese rahuldatavusega. ja mida siis teised on teinud? mida siis on tehtud? on siis erinevad programmid, sekkumised, lähenemised, mida on nagu üle maailma katsetatud, ehk siis tõhusad ennetustegevused ei piirdu ainult keelamisega, nad arendavad oskusi, teadmisi, leevendavad kaasuvaid muresid, on ju, ja et koolis toimubki ka paremini siis pikema kestvusega õppekavasse lõimitud programmid, mida veavad siis väljaõpet saanud õpetajad või siis teised spetsialistid. Eraldi mõju annavad siis sotsiaalkognitiivsed sekkumised, kus noored harjutavad eneseregulatsiooni, eesmärgistamist, lühikesed, kuid teadvel olekupõhised siis programmid on näidanud ka tulemuslikkust. Või siis lahenduskesksed sekkumised nooremale koolieale, struktureeritud liikumistraditsioonilised mängud ehk siis kui seade kasutamist piirata või nagu mitte soodustada, et oleks mingi alternatiiv, millega seda aega siis sisustada ja et tekkis ka nagu need harjumused, oskused siis tegelikult ilma toime tulla. Ja on olemas ka sellised universaalsemad programmid, mis muuhulgas siis tegelevad selle digiteemaga ja need on ka toiminud. ja noh, ma siis kokkuvõtteks võtan võib-olla kokku, et tõesti tasakaal riski ja kaitse vahel määrab siis selle käitumisoskuste ja toetava keskkonna tugevdamine, siis vähendavad seda liigset ekraaniaega. see on see, mida uuringud ütlevad ja tõhusamad sekkumised on mittekomponentsed, õppekavasse lõimitud, need viivad ellu välja õppinud õpet saanud spetsialistid, kes teavad pikalt just sellepärast, et saaks nagu õpilaste omaks ja oskuspõhised lähenemised toovad püsiva muutuse, mida ütleb ka ennetusteadus ja lühikesed sihitud sekkumised võivad ka aidata tõesti vähendada sümptomeid, tõesti mindfulness harjutused ja liikumise mängupõhised tegevused toetavad sotsiaalseid oskusi, kui vähendavad ekraanide kasutamise aega. meediaharidus, mida mõned riigid on kasutanud, et see pigem aeglustab riskiskoori kasvu, aga kui seda lõimida muude asjadega, ehk siis tegelikult see teadmine, et see digipädevuse laiem nagu õpetamine, nii, ja ma arvan, et see oligi, ehk siis läks eest ära juba, aga ehk siis varajane arenguaine sekkumine on kuluefektiivne ja ma soovitan kõigil, kes vähegi koolis lastega töötavad, siis lugeda ennetuse käsiraamatut, seal on hästi palju kasulikke nippe veel sees. Aitäh ja tänan ja mina lõpetan omalt poolt jagamise ja annan üle. väga tore. mina olen siis Diana Veskimägi Eesti Haridustehnoloogide Liidust ja töötan ka Pärnu Vanalinna Põhikoolis ja minuga koos on siin siis Kristi Salum, kes on siis ka meil Haridustehnoloogide Liidus juhatuses ja töötab siis Gustav Adolfi gümnaasiumis paralleelselt. nii et oleme õpetajad, haridustehnoloogid. Ja tutvustame siis isiklike nutiseadmete kasutamise kokkulepete juhendit, mida me siis koostöös Haridus-Teadusministeeriumiga oleme ette valmistanud ja välja töötanud ja erinevate partneritega koos oleme siis seda teinud. Et suures osas olid siis kaasatud ka Tervise Arengu Instituudi meeskond, aga tegelikult oli siis koostööpartnereid meil omajagu, et kes kõik andsid väga olulise panuse selle juhendi valmimisele. nii et suur aitäh siin ka veel nendele. Aga see juhend, ma loodan, et kõik koolid on selle juhendi kätte saanud või kõik, kes siin praegu veebiseminaril osalevad, on seda näinud. Kristi saab kindlasti selle juhendi lingi panna ka juba panin lingi vestlusesse, väga tore, et selle juhendi esimene asi, mis ma siis tahaksin öelda, on see, et see ei ole nüüd korraldus, vaid see on juhend ehk et see on abimaterjal, kuidas kool saab nutiseadmete reguleerimisega tegeleda.
aga iga kool saab ikkagi valida ise, et kuidas siis teele läheb. aga põhiline eesmärk juhendil ja mida siis meie nagu mõtlesime, on see, et kool peaks tegelema ja peaks saama täita oma eesmärki ja selleks eesmärgiks on siis laste arendamine ja laste ajude arendamine ja selleks, et laps saaks õppida, on vaja tal keskendumist, tähelepanu hoidmist ja nutiseade taskus on seda päris raske teha, et see ei ole üldse nagu noh, selle üle me enam ei kahtle, et seda me juba teame. ja sotsiaalmeedia järjest enam tõmbab siis noori endasse, nii et paratamatult need algoritmid on lihtsalt niimoodi ehitatud, et käest ära panna ei ole sugugi lihtne, ka täiskasvanutel mitte. ehk et see on siis see eesmärk, et kool saaks tegeleda sellega, mis on kooli eesmärk, selle reguleerimise eesmärk. ja kui me räägime nutiseadmete reguleerimisest, siis me peaksime mõtlema, et mis siis need nutiseadmed on. ja nutiseade ei ole ainult nutitelefon. tegelikult on ka nutikellad täna nutiseadmed, saab kellades kõike teha. tulemas on või noh, on juba turule tulnud, tõenäoliselt on mõnes koolis õpilastel ka juba kasutuses, aga on ka siis nutiprillid. ja levib ka päris palju sellist just salvestusi, need erinevad väljakutsed, kus siis koolides salvestatakse seda, mis koolis ja tunnis toimub, ehk et nende minikaameratega, mis on üsna pisikesed ja mida saab ka näiteks pinalisse ära peita. ja tegelikult siis tasuks läbi arutada ka see, et kas õpilased neid nii-öelda nutiseadmetega ühendatavaid väikeseid kõrvaklappe ka, et kuidas siis koolis nendesse suhtutakse ja suurtesse kõlaritesse, ehk et tegelikult tuleks siis kõikide seadmete osas koolis läbi arutada. aga enne, kui me hakkame rääkima teile juhendist, siis tahaksime teada, kuidas teil on lood. et kas teie koolis on isiklike nutiseadmete kasutamine ülekooliliselt reguleeritud ja just põhikooli astmes küsime seda praegu, et saate siis siit Zoomis alt valida selle nii-öelda südamemärgi alt vist avaneb see või mis märk seal kellelgi on, et need on nüüd erinevad Zoomi versioonid võivad olla. et aga sealt saab siis valida jah, reaktsioonid jah, ja siis nende reaktsioonide alt saab siis vaadata, et kuidas teil koolis praegu lood on. ahah, nii veel mitte kogu koolipäeva jooksul. nii. no nii, täpselt siis 50-50 ainetundides, seda ma siis ei märganudki, et seda vahepealset varianti siis põhikoolis siit esile ei tulnud. nii, aga vaatame siis, meil on siin kindlasti gümnaasiumeid ka, et kuidas on gümnaasiumites lood, et kas gümnaasiumis on isiklike nutiseadmete kasutamine teil reguleeritud? ei ole? jah, pigem ei ole, eks? nii, väga hea, aga lähme siit siis edasi. et enne kui me alustasime selle juhendi loomist, siis me küsisime Eesti koolidest, et kuidas koolides on lood ja selle küsimustiku koolidele me tegime, siis see oli kevadel, aprill-mai tegelesime sellega ja meile siis vastas 166 üldhariduskooli ja nendest siis reguleeris mingil määral nutiseadmete kasutamist 148 ehk et see osakaal oli päris suur. aga peamiselt reguleeriti sel hetkel, tänast seisu me siis praegu ei oska öelda, aga kevadel siis tuli välja, et reguleeriti siis peamiselt kasutamist eriti esimeses kooliastmes, kus valdavalt olid nutiseadmete kasutamine täielikult keelatud, aga ka teises kooliastmes, aga teise kooliastme alguses pigem siis 5.–6. klass või noh, 4.–5. klass. ja sealt, kui vanemasse astmesse, et siis sageli oli siis vanemas astmes näiteks alates 7. klassist suures osas ei olnud üldse reguleeritud, aga oli ka siis juba seal 6. klassist niimoodi reguleerimata
kasutust. Ja peamiselt siis reguleeriti nutiseadmeid just ainetundides. Aga suur osa kasutusest koolipäeva jooksul õpilastel toimub hoopis vahetundides ja vahetunnis siis on see kasutus suunatud meelelahutusele ehk siis sotsiaalmeedia tarbimisele, videod, mängud ja nii edasi. Ehk et sellised algoritmi lõksud. Aga ainetundides koolid ütlesid siis, et olukord oli üsna hea ja tegelikult ainetundides sellist nutiseadmete liigtarbimist oli nagu vähe. Ja siin on siis toodud välja, et kui palju koolid siis nutiseadmete kasutamist vahetundides reguleerisid või ei reguleerinud. Ja peamiselt siis jällegi oli siis vahetunnis reguleerimine just esimesel kooliastmel, kus siis oli lihtsalt kogu päeva jooksul oli nutiseadmete kasutamine keelatud. Ja koolid, kes siis olid kevadeks jõudnud nii kaugele, et olid siis ülekooliliselt proovinud reguleerida, siis mis siis peamise probleemina välja tuli, tuli just välja see, et kõige olulisem on õpetajate järjekindlus märkamisel ja kokkulepete kinnipidamise jõustamisel. Et väga sageli ikkagi on nii, et mõni õpetaja nõuab ja mõni õpetaja ei nõua. Et siis tekivad sellised head ja halvad õpetajad. Siis see nii-öelda jälgimine ja märkamine on suureks lisatööks, ehk et seda peab kogu aeg tegelema sellega. Et õpilaste puhul märgati, et neil oli raske olla ilma telefonita, nad muutusid ärevaks ja lapsevanemad olid siis ka natuke ärevad selles osas, et oli nagu harjumus või pidev vajadus siis last kontrollida, et kuidas tal läks ja nii edasi, et ehk siis vahetundides oli hästi aktiivne suhtlus nagu lapsevanematega ja see suhtlus siis oli siis pärsitud, kui ei saanud vahetundides ühendust võtta. Ja mis soovitusi siis andsid koolid, kes olid juba täiesti sellise regulatsiooni nagu ülekooliliselt teinud, et siin on siis 3 soovitust, mis nende käest nagu tulid. Esimene soovitus oli see, et see esimene kommentaar on nüüd ühelt koolilt, kes alguses nad ei julgenud siis teha ülekooliliselt seda reguleerimist ja kokkuleppeid, ehk et nad hakkasid minema siis nii-öelda kooliastmete kaupa, et esimene kooliaste ja siis võtsid teise ja tegelikult tagantjärele kogemus on siis see, et kohe kõikide osapooltega läbi arutada ja reeglid teha ülekooliliselt, et see nagu toimib kõige paremini, kui erinevates kooliastmetes erinevad reeglid. Et kui lapsevanemad on ühes paadis ja õpetajad kõik on ühes paadis, siis need tulemused on märgatavad. Ja kõige tähtsam siis osa on just lapsevanematel, ehk siis, et lapsevanemad on see hästi oluline võti ja õpilased ka peaksid olema siis kaasatud reeglite väljatöötamisse, aga ka siis mingite alternatiivsete tegevuste väljamõtlemisse ja kokkulepete tegemisel, et need olid siis soovitused, mida me saime siis koolide käest, enne kui me alustasime siis juhendi kirjutamist. Ja ma annan nüüd Kristi sulle üle, sa saad siis tutvustada, mis meil siis juhendisse sai. Ja tere ka siis minu poolt kõigile, et need soovitused, mida nüüd siis kõik koolid võiksid arvesse võtta, et me ei saa öelda, eks ju, et peavad, aga ütleme siis nii, et võiks olla abiks, mis siis koole aitaksid siis selleks, et nende nutiseadmete kasutamist ikkagi natuke piirata ja seda sõltuvusprobleemi, mis tegelikult on laialt levinud, siis natuke tagasi hoida, siis tegelikult nii nagu Diana juba ütles ka, et kõige tõhusam on see sellisel juhul, kui see on reguleeritud ikkagi kogu koolipäeva jooksul ja kõikides siis koolihoonetes ja kogu territooriumil. Et see on eriti oluline siis, kui näiteks erinevas vanuses õppijad on ühes samas koolihoones või lähestikku ja kui siis näiteks on esimeses, teises kooliastmes piirangud, aga vanematel õppijatel ei ole, siis kahtlemata see mõjutab ka nende kasutamist. Ja samas tegelikult nüüd just nimelt juhindudes nende koolide tagasisidest, et siis gümnaasiumi astmes ikkagi võiksid need reeglid natukene erineda, sest üldiselt ikkagi eeldaks juba seda, et gümnaasiumi astmes õpilastel eneseregulatsioon on parem ja nad oskavad ise ja suudavad juba palju paremini oma seadmete kasutamist ka reguleerida.
Samas mina vähemalt ise oma koolipraktikas näen seda, et kõige keerulisem sihtrühm on võib-olla just see 3. kooliaste ja 2. kooliastme lõpp, kus on siis ilmselt kõige keerulisem endal seda kasutamist siis piirata. Nii, võime siit edasi minna. Et nüüd Diana juba mainis ka seda, et kui need nutiseadmed on väga kättesaadavad, no näiteks õpilasel kas siis taskus või kusagil väga lähedal endale, siis tegelikult see on tema jaoks ikkagi äärmiselt suur kiusatus, nii et ta ei pruugi suuta sellele vastu panna ja ikkagi võtab oma telefoni välja ja hakkab seda kasutama. Nii et selles osas oleks kõige mõistlikum ja kõige parem, kui need nutiseadmed siis koolipäeva jooksul õpilasel väga lähedal ja kättesaadavad ei ole. Loomulikult ei saa neid seadmeid siis jätta kusagile mitteturvalisse kohta, et hea on, kui õpilasel on siis näiteks oma kapp, kuhu ta saab selle panna, kui seda ei ole, siis paneb kas või koolikotti ära, aga nii, et see ei ole siis ebaturvalises kohas, aga samas ei ole liiga lihtne seda ka kätte saada. Ja pärast koolipäeva lõppu siis saab ta mugavalt oma telefoni siis võtta ja rahulikult siis oma toimetustega edasi minna. Ja ma korra veel täiendaks võib-olla selles osas, et juhiks tähelepanu sellele, et kindlasti hea praktika on see, kui õpilane saab selle telefoni ise ära panna, et see praktika, et telefonid korjatakse kokku, ei ole väga mõistlik. Ja sellega võib sageli kaasneda ka igasuguseid muid probleeme, nii et kõige parem lahendus on see, kui ikkagi see vastutus on jäetud õpilasele endale. Nüüd, kui nutiseadmed on nüüd ikkagi klassiruumis näiteks hoitud kuskil, et on selleks mingi kokkulepitud koht, et siis on tegelikult päris oluline see, et see seade on ka välja lülitatud või lennurežiimil, sellepärast et esiteks võivad need seadmed seal siis tööle minna või keegi näiteks lapsevanem helistab või hakkab midagi värisema ja segab sedasi tundi, aga samas õpilased on ka päris nutikad, et nad võivad vabalt ka selle seadme panna sellisele režiimile, et on võimalik siis tunnis toimuvat kuulata ja salvestada ja seda siis ka näiteks õpetaja vastu ära kasutada. Nüüd hästi oluline on see, et nende igasuguste piirangutega, mis me tahame siis teha selleks, et siis seda nutiseadmete probleemi lahendada, et siis tegelikult väga-väga oluline on see, et selles osas siis teevad koostööd erinevad sihtrühmad, et Liia juba enne mainis ka seda, kui oluline on see keskkond, milles need õpilased meil on, et selleks, et see keskkond oleks turvaline ja hea, siis tegelikult on oluline, et nii õpetajad, lapsevanemad, koolitöötajad teevad koostööd, aga tegelikult on eriti oluline see, et ka need õpilased ise on kaasatud sellesse, kui me mingisuguseid kokkuleppeid või reegleid tahame paika panna. Ja see, kui nad tulevad ülevalt alla, seda siin ka juba enne mainiti, et kui keegi siin püüab ülevalt poolt lahendada neid probleeme ja öelda, et nüüd me nii, siis see võib tekitada vaid vastuseisu ja see ei pruugi töötada. Nii, kellelgi on nüüd... Tuuli, sul on vist... Jah, aitäh. Nii, ehk siis on tõesti väga oluline see, et kõik siis sihtrühmad annaksid oma panuse sellesse. Ja õpetajatest rääkides, et ma nüüd korra peatun siis võib-olla kõikidel nendel olulistele sihtrühmadele korraga pikemalt, et siis tõepoolest õpetajate roll on äärmiselt oluline ja midagi pole teha, et õpetajad aeg-ajalt kipuvad võib-olla olema mitte kõige paremad eeskujud, et see on tegelikult midagi, mida me peame ka väga hoolega jälgima, et me ise samamoodi siis selle nutiseadmete lõksu ei langeks ega kasutaks siis, kui meil on õpilastele mingid piirangud kehtestatud, et me siis õpetajatele ka seda eeskuju neile annaksime ja ei kasutaks ega scrolliks siis kusagil õpilaste ees. Ja kindlasti tuleb õpetajatel arvestada sellega, et kui on juba olukord läinud käest ära, nagu ta meil tegelikult ikkagi on, et väga raske on nagu seda uut reeglit jõustada siis, kui seda nagu hakkad tegema siis, kui on probleem juba suureks kasvanud. Aga et see õnnestuks, on siis oluline see, et kõik õpetajad siis tõepoolest ikkagi ühiselt läheneksid ja peaksid ise reeglitest kinni ja nõuaksid õppijatelt seda ka. Ja kindlasti tuleb arvestada sellega, et see võtab aega, et see ei ole nii kiire ja lihtne protsess, et nüüd tegime reeglid ja siis juba kevadeks on meil kõik hästi, et see on nüüd tegelikult nõuab kannatlikkust ja tõesti seda, et me samm-sammult ja pidevalt seda teeksime. Nii et ühiselt ja siis järjepidevalt tehes, et siis on lootust, et meil õnnestub ka siis neid reegleid siis jõustada.
Lapsevanemad on väga-väga oluline sihtrühm, et see tuli ka siin juba varasemalt välja, et sellisel juhul, kui kool ja lapsevanemad nii-öelda ühte sammu selles osas astuvad, siis on tegelikult ka võimalus, et me nagu õppijad probleemi saame paremini lahendatud. Nii et ühest küljest on vaja vanematele ilmselt selgitust teha, et miks ikkagi see nutiseadmete kasutamise piiramine on oluline, et kuidas see mõjutab vaimset tervist ja õpivõimekust ja samas see on jällegi selline protsess, mis võib-olla ühekordsest mingisugusest loengust ei piisa siin, vaid et ikkagi see ongi see, millega tuleb ka tegeleda ka lapsevanemate puhul järjepidevalt, et siis vähemalt iga õppeaasta alguses tuleks neid siis kõiki teavitada, ehk siis teha nii-öelda ülekommunikatsiooni ikka ja jälle ka arenguvestlusel, kus on nii lapsed kui lapsevanemad, ka seal tasub see teema kindlasti päevakorrale tuua ja seda seal arutada. Et siis on ka kõik ühes infoväljas ja õnnestub siis nende reeglite kehtestamine oluliselt paremini. Kui on aga mõnedel õpilastel on mingisugused erisused, mis tõttu näiteks on nutitelefoni kasutamine vajalik või nõuab seal mingisugust erinevat lähenemist, siis on oluline, et lapsevanematega saab ka see läbi räägitud. Et muidugi on väike oht seal, et mõned võib-olla väga kaitsvad lapsevanemad seal tahavadki erisusi saada või on siis võib-olla suhted lapsega sellised, et natukene see vanem läheb võib-olla liimile ja püüab siis aidata oma last nii-öelda, et ikkagi seda nutitelefoni saaks kasutada, aga üldiselt seal tuleb siis lähtuda ikkagi sellisest arukast lähenemisest, et ikkagi kõik läbi rääkida ja reeglid nii-öelda täpselt paika panna, kuidas see asi siis on. Ja nüüd õpilased on siin tegelikult see ikkagi nagu see kõige tähtsam, et ükskõik mis reegleid me tahame kehtestada, ükskõik mis olukorda me tahame muuta, kui see ikkagi puudutab õpilasi, siis on väga oluline, et nemad on siis igal juhul sellesse aktiivselt kaasatud. Miks need reeglid on tehtud, et arutada nendega, aga ka sellesse, et kuidas siis leida mingisuguseid alternatiivseid tegeve nutitelefonis olemisele ja nii-öelda igasuguste lõbutsemiseks mõeldud rakenduste kasutamisele. Et näiteks need liikuma kutsuva kooli kõikvõimalikud lähenemised või siis mingid muud toredad tegevused, mida vahetunnis teha alternatiiviks sellele, et siis sellisel juhul on õpilastel ka pakutud tegevusi välja pakutakse. Nii et ainult võib-olla siis mitte õpilasesindust kaasata, vaid ikkagi püüda võimalikult laialt õpilasi sellesse protsessi kaasata. Ja loomulikult tuleks siis õppijatega päris palju sellel teemal rääkida, ikka ja jälle ja arutada rahulikus keskkonnas, et selleks on hea koht siis nii klassijuhatajatund, et siin Diana näite oma klassijuhatajatunnist, et ta kasutas siin e-tundi, kus siis just nimelt seda nutiseadmete teemat käsitleti. Aga arenguvestlused on minu meelest ka ülihea koht, kus siis õpilastega rahulikult siis arutada seda, et kuidas nendel siis nutiseadme kasutamisega olukord on, et kas nutiseade kontrollib neid või nemad ikkagi oma nutiseadet ja mida saaks siis muuta võib-olla selleks, et see olukord oleks parem. Ja inimeseõpetuse tunnid ja informaatikatunnid on tegelikult ka väga hea koht, kus seda nutiseadmete kasutamist arutada. Nii et me kindlasti oleme ise täiesti veendunud, et seda juhendit ei ole vaja mitte nagu sellepärast, et meil on vaja seadmed ära keelata, et haridustehnoloogina ma absoluutselt saan aru, et tänapäeval on väga oluline see, et digitehnoloogia on meie maailmas olemas ja et me oleme õpilasi piisavalt ette valmistanud selleks, et nad siis neid digiseadmeid tõesti arukalt kasutavad. Ja tegelikult ju seadmed ise ei ole need terviseprobleemi põhjustajad, et see põhjus on kusagil mujal, aga väga lihtne on seda sõltuvust nutiseadmetega lihtsalt tekitada. Nii et tegelikult on oluline ikkagi suunata ja jälgida, mida lapsed siis seadmetes teevad, et kui nad ikkagi eesmärgipäraselt kasutavad ja mitte siis liiga palju seda ei tee, siis see tegelikult ikkagi toetab nende akadeemilist edukust, nagu siin enne ka nendest uuringutest välja tuli. Nii et kindlasti ei saa öelda, et me keelame nüüd seadmed kõik ära, ärme üldse midagi kasuta, sest see jällegi süvendab omakorda seda lõhet, mis võib olla õpilaste vahel, et nad elus hiljem hästi läbi saavad. Nii-öelda elus hästi hakkama saaksid. Ja nii et väga oluline on tegelikult õpilaste sellist tarka nutiseadmete kasutust arendada ja leida siis selliseid tegevusi, mis ikkagi ka seadme kasutamisel arendavad neid näiteks programmeerida või siis luua ise mingisuguseid toredaid digitöid,
nii et igal juhul digipädevuse arendamine on väga oluline, sest sellisel juhul siis ka need õppijad on nagu siin oli enne, et kaitsekilbiga kaitstud sellesama nutiseadmete liigtarbimise eest. nii, ja siis ma natuke tutvustan ka, et meie selles juhendis olid siis ka sellised lisad, mis on valmis materjalid justkui, mida siis saab kasutada nagu praktikas. ehk et lisa 1 on siis see kodukorra sõnastamise näide, aga siin on ainult näited ja tegelikult iga kool ise jällegi saab mõelda, et kuidas ta täpselt sõnastab või mis osadasid kasutab. lisa 2 on siis näited, kuidas rahumeelselt, et noh, põhiprobleem koolis ja väga raske on nagu see, et nende nutiseadmete nagu keelamise pinnalt tekib hästi palju konflikte ja kuidas siis nagu niimoodi meelde tuletada, et neid konflikte oleks vähem ja kuidas siis seda nagu nii-öelda heatahtlikult, aga konkreetselt öelda, et siin on siis peaasi poolt pakutud mõned lahendused, et kuidas siis võiks seda teha. Üks lisa on siis seda materjali siit võib siis täiesti kopeerida, vanematele jagada, et see on siis Jaanuaru jagatud materjal, mida siis, et kuidas siis võiks lapsevanematega rääkida. ja et neid kokkuleppeid teha ja põhjendada nagu seda ja selgitada seda olukorda, mis meil täna koolides on, et tõesti, et lapsed on hädas oma nii-öelda kasutamise piirangute ja selle aja kontrollimisega ja vajavad tegelikult seda suhtlust, et kuidas siis vanematele seda nagu ära selgitada, et miks me koolis tahame neid reegleid kehtestada, et seda võib täiesti ise muuta ka, et see ei ole kivisse raiutud. ja viimane lisa on meil siis nii-öelda sammud, et kui kool ei ole üldse midagi teinud, siis saab alustada algusest ja võib jätkata ka siit kuskilt koha nii-öelda poole pealt või üldse mitte kasutada, aga lihtsalt ideed ja mõtted, et kuidas siis seda reguleerimist nagu mis sammudena teha, et aga noh, need sammud võib ka ära vahetada, et kuidas kellelgi on, et mida lihtsalt tahaks siin veel üle korrata, on see, et need reeglid peaksid olema nagu õiglaselt kohaldatud ehk et nagu kõikidele kehtivad ühesugused reeglid, et ei oleks nii, et mõne õpilase puhul oleme siis rangemad ja teise õpilase puhul vähem rangemad või et jälgime nagu vähem, ja et koolitöötajatelt tegelikult nõuavad need reeglid ka oma käitumise muutmist, nagu Kristi ütles, et see ei ole ka üldse lihtne, et noh, näiteks ma võin tuua näite, et meie oma koolis sel aastal oleme teinud siis nii, et meil nutiseadmed õpilastel ei tohi olla taskus. aga see tähendab, et õpetaja ka ei käi ringi nutiseade taskus, et me siis peame ka eeskuju näitama. ja see nõuab päris palju kohandamist, et samas me lubame nutiseadmeid kasutada õppimise eesmärgil klassiruumis, kui seal on õpetaja, kes annab selleks loa. samas ei tohi meil siis olla nutiseadmes kooli koridorides, ehk et meil on sellised täiesti nutivabad alad, aga klassiruumis siis tohib olla ja klassiruumis tohib siis just õppimise eesmärgil kasutada nutiseadmeid, et aga iga kool saab ise teha, et see on lihtsalt meie kooli näide ja siit saab siis ideid, et kuidas siis teha seda. ja ma panin siia lõppu ka siis need küsimused, mida siis esitati. ma arvan, et me osadele jõudsime võib-olla siis teksti sees vastata, et ma ei tea, Kristi, et kas sa tahaksid ka kommenteerida kuidagi, aga et ma võib-olla nagu noh, üks küsimus, mis on siis see kolmas siit, et oleme praktiseerinud telefonide kokkukorjamist, et minu ettepanek ikkagi oleks see, et telefone kokku ei korjata, vaid leiad nagu võimaluse, et kuhu õpilane ikkagi ise paneb selle telefoni ära, et keegi ei võta nagu või keegi ei korja, vaid ta tuleb ja tal on koht, kuhu ta paneb selle ja siis päeva lõpus võtab või vajadusel näiteks ainetunnis võtab.
ma et kusjuures olen ka sellega väga-väga nõus, et pigem peaks see vastutus jääma õpilasele endale, et ta paneb ise oma käega ära ja ta mhm, ise nagu vastutab selle asja eest. mhm. Ja siis on Aga näiteks see viimane küsimus, et kuidas kujundada kokkuleppeid koos noorte ja lapsevanematega, et tekiks ühisvastutus. No tegelikult ju lapsevanem ikkagi alati tahab, et tema lapsel läheks hästi ja ta tahab ju head ja kui lapsevanem saab aru, miks see on tema lapsele hea, siis lapsevanem ongi ühes paadis, aga selleks tuleb see aeg võtta, et vanematega sellel teemal rääkida. Ja noored ise ju ka ei taha ju meelega tegelikult käituda või teha midagi halba endale, et see jah, see on protsess ja see võtab aega. siin oli ka küsimus selle kohta, et see vanem kooliaste, et noh, et mis sellel on erinev, et siis tegelikkuses see ongi minu meelest hästi oluline, et me juba hakkame seal ikkagi põhikoolis seda kujundama, et nad järjest rohkem saaksid aru, et see nutiseadmete liigkasutamine ei ole neile hea. Et noh, ma vähemalt Mhm, väga märkan juba seda, et kuna mul enne oli põhikooliklass ja nüüd mul on gümnaasiumiklass, et see, kui me põhikoolis ikkagi igal arenguvestlusel juba kasutame nagu seda teemat, et sellest rääkida ja siis nad minu meelest ikkagi järjest teadlikumaks muutuvadki ise ka sellest, et see võib olla probleem või et tal on parasjagu probleem ja nad tegelikult hakkavad seda endale palju paremini teadvustama. Ja tegelikult gümnaasiuminoortega on sama asi, et kui nendega sellel teemal arutleda, siis nad tegelikult saavad aru küll, aga see on jällegi see, et mitte ühe korra, vaid seda peaks siis tegema ikkagi järjepidevalt, et kui see probleem jälle siin päevakorral on, siis tuleb sellega ikkagi tegeleda pidevalt. mhm. Ja tegelikult see esimene küsimus ka, eks ole, et kui põhikooli nagu põhikooli vanuses võtta, et siis samamoodi, et ikkagi noortega peab rääkima sellel teemal, selgitama, näitama ka nagu siis neid noh, nagu vahet või selgitama nagu, miks see ei ole hea talle ja kuidas saaks teisiti ja nii edasi, Mul et tuli üks asi veel jah. meelde, Diana, mida me omavahel rääkisime siis, kui me seda juhendit kokku panime, et just see ka selliste võib-olla heade õpilaste näidete kaasamine on väga hea viis, kuidas võib-olla siis natuke võimestada just seda, et nad hakkaksid siis ise võib-olla rohkem asjale mõtlema. Et on õppijaid, kes tegelikult on Mhm. juba seda probleemi endale teadvustanud ja on juba ise siis endale pannud teatud piirid paika, et tegelikult on hästi hea, kui need õppijad ka jagavad oma kogemust siis teiste õppijatega. Ja võib-olla see ka, et tasuks, et kui õpilastel on juba nagu õnnestunud hästi see ilma nutiseadmeta olemine, et siis tasuks neid ka tunnustada selle eest, Mhm. et mitte ainult siis märgata seda negatiivset, vaid märgata rohkem seda positiivset käitumist ja seda Mhm. siis võimestada. Ma näen, et Anne on siin kirjutanud, et nende koolis oli siis õpilasesindus, kes tegi sellise häkatoni lausa, kuidas nutiseadmete kasutamist piirata. Minu meelest see on väga-väga hea nagu selline Mhm. äh, praktika, mida tasuks nagu teistel täitsa siit üle võtta. Ja, aga ma arvan, et me oleme nüüd siin lõpetanud